Okei, ma arvan, et me võime tasapisi alustada. Siis tere, ma olen Jegor ja siis ma olen selle projekti juht. Ja täna me siis alustame sellega, et ma panin siia selle kõne chati, ma panin paar linki, et üks nendest linkidest on siis vaja täida, et te olete osalenud selles koolituses. Ehk siis see esimene link peaks olema teil ka chatis, et vaadake palun, kas teil on Google Docs link pinnitud. Ja siis see teine link on, võib-olla tuleb hiljem vaja, see on Discordi link nendele, kes ei ole veel Discordiga liitunud. Eleni, kas sul on vaja näha neid linke? Ei ole. Selles mõttes, et kui inimesi veel liitub, siis me saame öelda, et need on chatis olemas. Okei. Aga siis me võime siis alustada järgmise osa tutvustusega. Igaks juhuks ütlen ka, et ma panin see kõne täna salvestatakse, et pärast peale seda koolitust saaks seda vaadata ja üle vaadata. Ja. Võin jagada oma Ja. ekraani? Ja. Okei. Share screen. Nii. Panen kohe present mode'i ka. Kas on näha? Küsin. Ja, mul on näha. Jaa. On, no väga hea. Selles mõttes, et mina näen ainult oma ekraani nüüd, teid kedagi ei näe. Et siis ma tegelikult ei näe ka, kui kellelgi mingi küsimus on, siis saab seal kas sõnumisse kirjutada või siis ka kohe öelda, et ei ole üldse probleemi, meid ei ole siin nii palju, et see mingit müra tekitaks. Aga korra küsin veel, et kas keegi on nagu päris esimest korda, et siis ma tean, kui sügavalt me alustame, või on praegu siin liitunud kõik, kes on meil registreerinud ja on ka juba Discordis olemas. Küsime siis, kui on vaikus, ma eeldan siis, et keegi päris esimest korda ei ole. Või kui ütle, Jegor, kui keegi chati kirjutas, et on täitsa esimest korda, et siis ma lihtsalt tean. Jah, ütlen küll. Okei. Igaks juhuks siis, kuna mina eelmine kõne ei osalenud, siis mina olen Eleni Kasemets, Virita mentor ja tegelen siin haridusprogrammidega. Ning võib-olla võtan selle kokku, et see Global Perspective, see on meil Erasmus+ programm, aga selle idee on, et me annaksime teile sellise hea tööriista, mida te saate kasutada, et laste projektid ei oleks nagu ükskõik, mis projekt see siis on see loovtöö, on see mingi personal project, et ei oleks lihtsalt mingi kas küünal või tool või mis iganes. Tegelikult võib see muidugi ka küünal või tool olla, kui see on mõtestatud ja selleni on jõutud nagu mingi sügavama idee läbi. Ehk et me püüaks anda teile siukse hea toimiva tööriista, kuidas te saate juhendada ideest mingi lõpplahenduseni, et erinevad sammud ja et seal vahel olekski see mõtestatus, et see ei tuleks lihtsalt mingi asi, vaid lapsed uuriksid maailma, mõtleksid, kuidas nad ise ennast tunnevad, et see ongi selline disainmõtlemise protsess, mida me oleme siin varem selle ilmapilgu raames teinud, aga nüüd me tahame seda kohandada natuke lihtsamaks ja kohandadagi seda erinevate programmide jaoks. Et meie eesmärk tegelikult ongi, jah, see
see kunstiprojekt seal lõpus, mis tuleb meil näitusele, siin on 1. juunil, arvatavasti Telliskivis, see on ka väga oluline, aga põhiosa, mis me tegelikult tahaksime teiega läbi teha, on see, et vaataksite, kasutaksid neid töölehti, vaatate, kas te ise saate sellest aru, kas peaks midagi muutma, mis on nagu õpilaste tagasiside või kes iganes osalejad, kellega koos te seda läbi teete, et kus on nende kitsaskohad või mida me saaksime parandada, et need töölehed nagu päriselt aitaksid ja te saaksite need päriselt omal kasutusele võtta. Et siis meie eesmärk ongi seda õpetada kasutama ja teie läbi selle kunstiprojekti katsetate selle läbi ja meie saame tagasisidet ja kohandada seda täpselt selliseks, et see teid aitaks. Ja tänane plaan ongi siis see, et teeks väikse arutelu ja siis teeme uute töölehtede tutvustamise. Me natukene muutsime, aga sellest räägib juba Joonas. Ja siis lõpuks veel, et saame vaadata, et küsimusi või on mingeid asju, mida tahate arutada, võib-olla on Miro või Discordis mingid probleemi, et siis saame ka nendesse vaadata ja võib-olla kui te olete juba mingite noortega seda 1 või 2 töölehte täitnud, et äkki on seal juba mingit tagasisidet. Aga siis küsingi ja siis Jegor, sa oled mul see silmad, et sa näed kas chati, et kas praeguseks teie kõik olete liitunud Discordiga. Et kuna ma ühtegi vastust ei näe, siis äkki te panete, kirjutate chatidesse jah või ütlete mulle kõik jah ja kui kõik on jah, et siis ma tean, et see on nagu selles mõttes hästi hea ja operatiivne suhtluskanal, kus te saategi, kui te küsimuse küsite, siis ei pea seal alustama, et tere ja lugupidamisega lõpus, vaid küsid selle küsimuse ja kui keegi meist tiimist näeb, saab kohe juhatada teise tähelepanu, et see küsimus vajab vastust, et selles mõttes oleks nagu hästi hea, kui te liituksite. Ja praeguseks kõik on liitunud, suurepärane. Siis Discordi me laeme üles ka kõik videojuhendid, selles mõttes, mis Jegor praegu ka lindistab, need lähevad kõik üles just selle mõttega, et me mingi osa võime sealt ka ära lõigata, aga see uue osa tutvustus, mida Joonas teeb, et see oleks kindlasti kättesaadav ja teil ka järelvaadatav, et ka need on kõik lingid on Discordis. Ja online kõnede osas me siis teemegi neid, et tutvustada teile, ma arvan, et see on nagu siuke kõige vahetum ja lihtsam viis, et ei pea kuhugi tulema, et kokku saada ja uut osa õppida ja samas, kui me lihtsalt teile need osad saadame ja need tekstide kirjeldusi nagu kirjalikult lihtsalt nagu lugeda, siis võib-olla see ei ole ka päris see, et siin on kohe võimalus tegelikult aktiivselt kuulata ja küsida, kui tekib mingisugune arusaamatus, et selles mõttes ma arvan, et selline online kõne aktiivsem pool, et alati küsige ka, kui jääb midagi selgusetuks või pärast, kui kohe ei tule mingi küsimus, kirjutage Discordi ja me saame teid aidata. Täna tutvustabki Joonas nüüd natuke lihtsustatud töölehti, kuna me vaatasime, et kui meil eelnevalt see ilmapiltprogramm oli kõik koostatud ikka päris 7–9. klassi loovtööde jaoks, siis nüüd, et saaks ka nooremad seda ikkagi täita, me võtsime sealt mõned osad ära, natuke lihtsustasime ja sellest juba Joonas täpsemalt räägib, aga ka tõime kunstiprojektide näite sinna töölehtede juurde, et võib-olla kui muidu tekib mingisugune error või arusaamatus, et oota, siin on kirjutatud mingisuguse projekti kohta, et mul on vaja sellised asjad, siis kunstiprojektil võib-olla päris kõike vaja ei ole, et siin võib ka loovalt suhtuda, aga samas, kui mõtlete mingit muud projekti, siis võib-olla selle juures on see tööleht jällegi oluline. Et mis me korra ise mõtlesime, et kuna me seminaripäeva ei saanud teha koha peal, siis et kas te sooviksite ja oleks vajalik, et meil tegelikult oleks võimalus ka teha näiteks mingisugune kohtumine Vivitas, näiteks siin Telliskivis Tallinnas, aga see on muidugi see, et kui siukene saame kõik kokku jagame, et kui see oleks
selles mõttes te tahaksite, tunnete, et ka teised, kes selle projektiga tegelevad, et saame kokku, saame arutada. Meie oleme väga selle poolt, aga kuna meil on ikkagi osalejaid üle Eesti, siis võib-olla hoopis mul oli siin praegu pandud, et see neljapäev 19.03, mis on siis nädala sees, et võib-olla mingi nädalavahetuse laupäev, et võib-olla kas see sobiks, et kui te mõtlete ja te kirjutate meile näiteks, siin ei pea praegu chati, aga põhimõtteliselt Discordi, et jah, teie oleks huvitatud, siis ma võib-olla prooviksime leida sellise aja, sest ma usun, et see veebikohtumine ei ole ikka nii vahetu kui see, et kui me saaksime istuda korra ümber laua ja arutada, et kellel mis toimus. Mis toimis hästi, mis mitte nii hästi, et kui on mingisuguseid muresid, et saaksime jagada, et me võime sellega teha päris lõpupoole, aga see on ka üks võimalus, et kuidas nagu vahetult ja kuidas me saaksime nagu sellist ka energiat jagada, et kui kuskil jääb midagi nagu lohisema, et siis aidata järgi ja ma usun, et siin tegelikult projektis on nii palju seda noorsootöö kogemust, ja projektide kogemust, et see oleks nagu kõigile hästi, hästi hea õppimisvõimalus ka üksteiselt. Et ühe asja, mis ma tegin, on Discordis on selline tagasiside link, ma korra näitan, lähen, ma arvan, et te näete. Meil on küll natukene teine vaade kui teil, aga teil on täpselt samamoodi selline koht, kus on teated, tutvustuste salvestused ja tagasiside. Ja siin tagasiside juures ongi üks link, mis siis viib teid tagasiside lehele ja kust, korra tõstan siia ja kust me nüüd mul on kõik siin asjad ees. Kus me siis kus meil nüüd kadus see presentatsioon ära, kus ma lähen siis siit korra, kuna on jaotatud, et kus me ootaksimegi tagasisidet, et kui te töötasite mingisuguse töölehe kallal, siis te saate siit märkida ära, millise töölehe, millise vanuseklassiga siis meil ongi ja et kas vanuseklassile too tööleht sobis või mitte. Et siin saab igale poole kirjutada ka siia Aderi alla või kuhugi oma märkmeid, et siis me teame, et kui mingis osas on nagu lapsed väga erinevates klassides või mis, et siis võib alati seda täpsustada, aga see annab meile sellise hea ülevaate, et kellele see sobis, kas oli midagi segast, midagi sobis väga hästi või mida me saaksime täiustada, et me väga-väga hindame teie tagasisidet. Ja pärast igat töölehte tegelikult palumegi, et te seda kindlasti meiega jagaksite. Nii. Discordi lähen korra veel tagasi, ehk siis siin oli see tagasiside, siin on see link, siis hetkel on teadete all nii videod kui meie need online kõnede lingid, aga siia tutvustuste salvestuste alla tõstame nüüd kõik praegused lindistused, et kui mingi osa kuskil te osaleda ei saa mingil online koos viibimisel või sellel, et tahate mingit osa järgi vaadata, siis siit te leiate, et hetkel nad on siin teadete all, aga kuna siin nad näevad suhteliselt sarnased välja nagu ka need online kõnede lingid, siis et oleks struktuur selgem, siis tõstame need eraldi. Ja tegelikult ongi, et kui keegi kuskil midagi meile siin kirjutab, siis on nii operatiivne meil kohe tagasisidet anda või kui tahate kuhugi tähelepanu juhtida, et see oleks nagu selles mõttes hästi hea viis, kuidas seda teha. Nii, mõtlen nüüd ma korra hüppasin üle, aga nüüd ma saan sedasi, et mul on küll vist screen share itud, aga ma mõtlen, kas ma saan kuidagi siit, nüüd läheb nii, et tegelikult, mis te arvate, kas praegu keegi üldse on jõudnud juba mingit osa noortega täita või mitte, et tegelikult võite oma mikrid lahti, et kui ei ole, on ka okei, aga kui keegi on ja tahaks midagi jagada, et siis see on see koht või siis kui laseme Joonasel tutvustada seda uut osa ja selles mõttes uuendatud töölehti, mis on natuke lihtsustatud ja üks moment. Okei. Siin chatis tuleb, et Arne kirjutab, et ei ole veel. Okei, see on täiesti okei, selles mõttes sellepärast meil ongi, et
et kuidas teistel on, kas teised on keegi jõudnud või mõned veel ei Ei jõudnud ole. tegeleda sellega. see on täiesti okei. Selles mõttes, aga siis küsin praegu, et kuidas on, et kas aitaks mingi, ka ei ole jõudnud täiesti okei, lihtsalt, et me teaks, muidu ma ei tea, kuidas kui me hakkame praegu uut osa, et kas see oleks nagu oluline sellest nagu järgmisest osast rääkida või ma kataks nagu korra üleüldiselt need erinevad osad, et te saate nagu selle pildi ette. Ja teine tegelikult oluline küsimus, et kas võiks teha või mis te arvate, kas aitaks, kui me teeks sellise nagu ühe, ma ei tea, 3-tunnise koolitus nagu päeva või töötoa, kus te tuleksite kohale ja me saaksime siin nagu selles mõttes seletada ja samm-sammult kõik läbi teha, et kas oleks sellisest asjast kasu, sest me tegelikult keegi siit ei taha, et juhul, kui teil ongi väga palju tööd või mingi uue materjali omandamiseks aega väga ei ole, et siis me hea meelega teeksime sellise nagu näost näkku koolituse, aga et me tahaks teada, mis teie ootused või eelistused on. Nii. Ei ole. Nii. Kaidi tõstis käsi, et... Jaa. Ja, tere, kas mind on kuulda? On kuulda ilusti. Ja, et no minul on niimoodi, et ma sisuliselt eile ja täna alles jõudsin selle esimese seminari osa, esimese koolituse läbi vaadata, et ma saingi üleeile alles selle info selle programmi kohta. Ja meil on niimoodi, et meil tegelikult nüüd noortekeskus on puhkusel koolivaheajal ja terve järgmine nädal on koolivaheaeg ka. Et ma arvan, et alles peale seda ma saan nagu lastega maha istuda ja täpsemalt nagu mingeid mõtteid hakata mõtlema. Et selles mõttes, mina ei tunne, et ma tahaksin mingit 3-tunnist seminari praegult, sest ma ennem tahaks nagu ise midagi proovida katsetada ja võib-olla mingisugused mõtted juba lastega nagu läbi mõelda ja et kui siis tekivad mingid probleemid ja kitsaskohad, et siis nagu võib-olla jooksvalt vaadata. Väga hea. Aga selles mõttes ongi, see on väga hea, see tähendab, et sina vaatad, sa oled enesekindel, kui tekib, siis tegelikult need online kõned meil ongi ju selleks ka, et kui tekib probleeme, et siis ei pea kuhugi kohale sõitma, vaid saabki sedasi, et operatiivselt meiega suhelda, me saame aidata. Et selles mõttes väga hea tagasiside. Mõtlen nagu seda ka, et selles mõttes mul ei ole midagi selle vastu, kui kunagi käia seal ma ei tea, kas teil ongi Telliskivi linnakus on see, on ju, et mingil hetkel tahaks nagu kindlasti seal kohapeal ka käia, aga kuna ma ise olen ka siit Põlvamaalt, et siis võib-olla praegult olekski nagu liiga vara sinna minna, aga võib-olla kui on ütleme selline 2/3 sellest projektist on juba tehtud, et kui meil hakkab mingi visioon tekkima selle kohta, et mida me päriselt nagu seal lõpplahendusena teha tahame, et võib-olla nagu vaadata ka need kohad üle, et milline see koht on üldse, et kuhu need nagu siis üles seatakse näiteks. Selles mõttes me väga ootame kõiki külla, võite tulla üksi, võite tulla nagu lastega siia uudistama. Meil on see kohaosa on selles mõttes lahtine, mis on väga hea probleem. Meil on lihtsalt nii mitu võimalust siin Telliskivis ja tegelikult ka Krullis, et vastavalt sellele, et ma arvan ongi, et kohast ei pea laskma ennast üldse häirida, et tehke mis iganes suuruses, mis iganes materjalis, et me leiame selle võimaluse, kuidas seda nagu välja panna. Okei. Aitäh. Nii, oota, ma tulin nüüd, te vist näete kõik mu lihtsalt screen'i, aga ma näen vähemalt, et oleme kooliga, väga hea. Mulle väga sobib, et kui teile sobib jooksvalt küsida. Ja, Pilvi? Vaatasin, üks käsi oli veel püsti, aga võib-olla see andis hiljem. Aga sa oled, Pilvi, sul on, mikker on mute'itud, sellepärast me ei kuule isegi, ma annan sulle muidu sõna praegu, et kui sa mikri ära unmute'id, siis me kuuleme küsimust.
No, igaks juhuks ütlen, et me ikka ei kuule, et siin all, ekraani all nurgas vasakul on mikrofoni ikoon ja see on praegu sul mute itud, ehk tal on kriips peal, et kui sa selle uuesti kliksid, siis peaks saama mikrofoni ära mute'i pealt ära. Et praegu ma kahjuks ei vabandus. Okei. Aga äkki sa kirjuta siis, kui sulle vähegi sobib. Sellest ei ole midagi, kui juhtub. Kui vähegi sobib, äkki kirjutad, siis me saame siin teha sellist, et mina saan vastata häälega ja sa kirjutad küsimuse või vastuse hoopis. Aga tundub, et ei õnnestu. Nii. Okei, nii. Okei, nii. Ma ei tea, teised vist näevad ka, et Kanepi noortekeskuses tuleb siis koolivaheajal 2-päevane laager. Okei. Aga siis võib-olla ongi see, et Pilviga me võtame siin järjest üle 2 nädala neid asju edasi, et võib-olla enne seda me võime korra teha sellise check-in'i, et kuidas ennast tunned, et kas me saame kuidagi veel aidata, sest seal siis sa peaksid tegema selle täisringi nendega ära, et võime nagu selles mõttes, et Discordi kirjuta ja siis teemegi eraldi sellise check-in'i, et sa tunned, et kõik on nagu jooksus, tead täpselt, kuidas mis asjad jooksevad ja siis tuld. Ma arvan, see on väga hea mõte ka tehagi mingi laagri ajal selline disainisprint läbi. Nii, aga mis nüüd siis, kuna Joonas meil haigestus, ma sain aru, ja praegu oligi, ütles, et tema ei suuda teha, siis ma võtan ise korra ette selle Miro töölehe ja näitan, see natukene nüüd teistsugune, kui oli eelmine, ma vaatan korra, ehk et ma loodan, et Joonas on kõigile suutnud tõsta eestikeelset töölehed, kui eelmine oli selline, milles siis ma arvan, et isegi tegelikult vaatan, et need tahvlid võime siia alla ikka tõsta, oli tegelikult natukene suurem ja mahukam kui praegune, et ma korra käin selle lihtsalt siit niimoodi samm-sammult läbi. Ja nüüd me asendame siis, kui te olete saatnud meile oma Miro need lingid, siis me asendame nüüd sinna eelmise osa juurde, asendame selle uue ka, mis on siis natuke lihtsustatud. Ehk avasta osas ei muutunud midagi, see on ikka mõttekaart, kus tulebki siis nagu avada teemat ja leida täpselt see, mis tegelikult huvitab, et õpilased teevad selle uurimustöö, osalejad, kõik ei ole võib-olla nagu õppimas selles kohas, kus nad täidavad, aga ja ongi, et nad uurivad selle kohta, otsivad informatsiooni ja hetkel siin on näide ikkagi selle toidu teema kohta, toidujäätmete teema kohta, mis kirjeldab väga hästi, aga vajadusel tegelikult on see oluline ka kunsti teemal teha selles mõttes, et kui mingit sõnumit või probleemi tahetakse nagu edasi anda, siis sellest probleemist peab natukene rohkem teadma. Et selles mõttes on see ikkagi vägagi aktuaalne ja minu meelest siin ka, et kui te seda tunnetat teete, siis see olukorrakaart, mida saaks juba ka kas kunstitunnis või kus iganes, mis on nagu hästi põnev selles mõttes, et kui lapsed kujutavadki ette, et mis on nagu olukord praegu, või siin on ka öeldud, et võivad ka ChatGPT-d kasutada või mis iganes nagu AI-d, et looks selle pildi või soovivad nad ise sketšida siia midagi, et mis on olukord praegu ja mis selle võiks põhjustada ning kui me lahendame selle probleemi, et milline on maailm siis ja milline siis, kui me seda ei lahenda. Et siin hästi oluline osa, et see visualiseerib neil nagu sellise
oleviku, tuleviku ja mineviku kokku ja kui noor mõtlebki, et mis ma selle teema kohta nagu tunnen ja mõtlen, et siis mida ma tahaksin nagu teha, et seda asja lahendada, et siin tegelikult ongi, et siin me veel ei otsi pigem neid vastuseid, et ma lahendan mingi asja ära või ma teen, aga siin võib juba olla see, et see tekitaks sellise tahte mingit asja muuta, aga siin ongi see hästi oluline, et nad tunnetaksid, et mis neid nagu päriselt kõnetab ja huvitab. Siis keskendu osas me võtsime vähemaks, siin oli enne ka persona, ma vaatan korraks, ma siit leian selle. Siin oli enne 2 töölehte, et oli ka persona, seda personat otseselt kunstiprojektis tegema ei pea, sest otseselt me täpselt, kuna näituse külastaja, kellele siis see sõnum välja läheb, see võib olla nii üks kui teine, et selles mõttes ei ole nagu see persona siin kontekstis väga oluline. Küll aga on siin nagu selles mõttes ikkagi oluline, et mõelda läbi, et mis see lahendus võiks olla ja ka, et kuidas me võiksime mingit probleemi lahendada. Et tegelikult siin on ka selline, et nagu mõelda natukene sügavamalt selle probleemi kohta, kuna siin ei tasu veel ideetada nagu tegelikult neid vastuseid, siin see Crazy 8 tuleb, see kus 1 minuti jooksul tuleb genereerida siis mingi üks idee ja 8 minuti jooksul tuleb siis 8 pöörast ideed. Et selle me jätsime ilusti sisse, täpselt samamoodi, sest siin saabki kujundada nagu neid ideid lihtsalt, siin ei ole see kvaliteet nii oluline kui kvantiteet, et saaks lahti sellisest nagu hästi raamistikust, et on ainult üks idee ja üks lahendus, sest väga tihti me kohtame siin noortel ka, et ükskõik mis ideele, kui nad lahendust nagu välja töötavad, et neil on kohe visioon, ma tahan teha seda ja siis nad ei lase sellest lahti, et tegelikult tasuks nagu proovida neid saada avaneda, et nad oleksid avatud ja laseksid nagu kõik ideed välja, et sealt võib tulla midagi hoopis sellist ootamatut ja ägedat. Ja kui sellest veel nagu visand teha, siis on nagu neid siis parimast või paarist parimast, siis see võib olla nagu midagi hoopis niisugust ootamatut, mida ta ka ise algul ei mõelnud, et siin tasukski siis teha, et kui lapsi on palju, et igaüks genereeriks siis nagu need 8 ideed ja visandaks oma kas 1 või 2 parimat ja esialgu visandaksid nad eraldi, aga siis saab panna ka nad tiimidesse, et siis luua nagu koostöös mitme visandi baasil üks visand või kuidagi nagu vaadata, et kuidas need grupid teil klapivad, et meie tavaliselt ongi, et me ka paneme need tiimidesse. Tihtipeale ikkagi sellised, oleme teinud erinevalt, et kui me lastega kohtume palju, siis me tavaliselt teeme kas numbriteks loe või loosime kuidagi tiimid, et me teame, et nad saavad erinevad teamwork või nagu kogemuse. Aga kui on ainult see üks kord, et näiteks see üks projekt, siis tasub võib-olla lasta neil teha ise tiimid, sest siis nad ikkagi teevad oma kas sõprade või siukse nagu mugavustsoonis, et ega me kedagi ei taha ju mugavustsoonis nagu väga välja pressida, et kuigi see on ka üks asi, millega tegelikult me võiksime nagu jooksvalt kogu aeg tegeleda ja sellega saab teha, kui on nagu projekt, mida sa tead, et sa kohtud lastega veel, et neile saab tulla, et võib-olla kui üks on mingisugune natuke negatiivsem kogemus, et siis järgmine juba tuleb positiivsem, et see oleks kuidagi niimoodi tasakaalus, et ei jääks ainult see, et mind pandi kellegiga, kellega mul üldse teha ei meeldinud ja sellest jäigi ja ma sellist asja enam teha ei taha. Et selles mõttes te saate vaadata ja tunnetada seda gruppi, et kuidas see kõige paremini just nagu ka noorte jaoks oleks. Et ma ise juba natukene näen, et võib-olla isegi siin kunstiprojekti juures see keskendu, võib-olla siin teen paar kollast lipikut teile juurde, et kuidas seda nagu kunsti osas paremini siduda, võib-olla see aitaks, sest et kui nad siin lahendust või teost, jah, see on hea nagu mõelda läbi, ja ka see, et mida sa saavutada tahad, et mis sõnum võiks olla või mis see on nagu, et näiteks kui ma teen mingisuguse, ma ei tea, mingi plakatliku
plakati näiteks, et mis ma tahan, et kui inimene seda näeb, et kas ta näiteks rohkem ei söö liha või et ta ei viskaks enam prügi maha, tarbiks vähem, et nagu mõelda see, et siis see võib-olla ongi siin, et valida need küsimused, mis konkreetselt on siis tol hetkel selle projektiga olulised. Et siin ka, kui te hakkate seda nagu lõpuks siia jõuate, hakkate läbi tegema, siis vabalt andke meile nagu tagasisidet, et siin võiks olla võib-olla mingi muu küsimus, mis teil on tunne. Et ma just mõtlen see, et kus see võtab aset, et võib-olla see ei ole hetkel selles kontekstis nii oluline, aga miks see on vajalik või tähtis, see juba kindlasti on väga, väga oluline. Ja ka see, et kuidas me võiksime, et mis sa püüad saavutada, et see võib-olla ongi siis see, et kui ma tahan, et need inimesed viskaksid vähem prügi maha, et läbi selle, et kui vaatavad mu plakatit, et kuidas ma selle olukorra saaksin tekitada. Et jah, sellel korral oligi mõte, et me räägime läbi nagu need 2 osa. Ja ma vaatan korra, et Crazy 8 ongi siis see, et kui lapsed seda hakkaksid tegema, siis on selliselt, et võite anda neile näiteks 8 post-iti, ei pea neid välja trükkima, võib anda ka mis iganes 8 paberit, et vähemalt 8, aga võiks olla paar paberit varuks, sellepärast, et mõni on selline, kes suudab genereerida ka 12 ideed nagu selle jooksu. Siis panete kella käima ja ütletegi, et nüüd tuleb kas joonistada või kirjutada või kuidas iganes väljendada, et sa suudaksid sellele peale vaadata ja saad aru, mis idee see on. Et 1 minuti jooksul vähemalt 1 idee. Ja see peaks olema siis siuke, kuna nimi on ka pöörased 8 Crazy 8, et peaks olema siuke täiesti kastist välja idee, et ka võib-olla teostamatu, aga paljudest teostamatud ideedest saabki tegelikult mingid innovaatilised, üllatavad, täiesti sellised geniaalsed ideed, et selles mõttes, kui nad need 8 tükki ära teevad või pluss rohkem, mõni ka teeb vähem, see on ka okei selles mõttes, et kui ikkagi ei tule neid ideid, et siis meil kõigil on erinevad päevad. Aga põhimõtteliselt siis on see võimalik neil kõik need oma ideed ära kaardistada, peast välja saada ja siis valida parim ja ongi, et kui juba nad enne teevad tiimis, siis on võimalik, et nemad valivad parima, aga nad võivad ka, kui nad on tiimides, siis arutleda, et mul on nagu niisugused ideed, mis sina arvad, et millised ideed võiks olla parimad, et siin on täpselt, kui palju teil on aega selle jaoks, kas on mingisugused, ma ei tea, sõbrad, kes võiksid arutleda, et kas sellest on kasu või siis igaüks teeb individuaalselt, et see on puhtalt teil enda vaba valik. Ja iga selle osa juures siis on siin need väiksed seletatud ka veel, et kui minu seletuses natukene keeruliseks jäi või oli arusaamatu, siis võite meile ka kirjutada. Nii, aga nüüd me tegelikult edasi isegi neid, see mängija jaga, need on juba puhas ehitamise faas, et enne seda tulebki siin nagu need visandid ja kõik ära teha. Ja kui te alustate, siis tegelikult on see mõttekaart, et siin võib-olla on ka, see on siis selles mõttes mõeldud niimoodi, et otsitakse, arutlete, et mis on probleem, mis võiks olla noori huvitada, et mida nad tahaksid, mis väljakutset nad lahendada tahaksid ja siis nad hakkavad siin seda mõttekaarti tegema, et ChatGPT või mis iganes AI, kui te lasete öelda noortele, et las AI teeb mulle mõttekaardi sellel teemal, siis tavaliselt juba tulebki selline sektsioonidega väga head mõttekaardid ja siin just ongi, et tihtipeale noortel ei ole endal seda nii laia silmaringi, et siin tasuks kindlasti AI korra kasutusele võtta, aga sealt edasi juba tasub nagu, et nad ka ise otsivad veel ja mõtlevad, et siin lihtsalt ongi võimalus neil nagu uurimustööd teha, et see on siis see esimene ja tegelikult samas nagu üks kõige olulisemaid teemasid. Ja see juba see tunnetamise, olukorra tunnetamine, et see on niisugune juba fun, kus tekibki niisugune nagu visioon juba ja seostamine endaga. Nii. Siis ma vaatan korra, kas Joonasel oli veel? Ja siis mul oli tegelikult veel...
okei, läks vist korda. Et kui kellelgi on kas küsimusi, et eelmise osa üle me praegu arutlema ei pea, aga kui on kas Miro või Discordiga abi vaja, et siis kindlasti andke märku, et me kindlasti saame aidata, sest Igor tahab öelda, et mitu Miro boardi meil täpselt nüüd välja on läinud, et nüüd kellel juba on, siis sinna juurde me tõstame need uued ka. Et selles mõttes teie ei pea midagi tegema, kellel juba on need Miro lingid ja oli ka see vanem versioon, nüüd me paneme sinna uue, mis on natukene lihtsam. Lisada, et nii palju kõik need lingid, mis on praegu tehtud, jagatud meiega, seal on kõik juba lihtsastatud versioonid juba lisatud, et Joonas pani. No ideaalne. Ehk siis need, kes ei ole veel teinud, ma võin näidata, kus kohas Miros, kuidas seda saaks siis teha. Aga jaga äkki oma ekraani. Oma ekraani. Siis ma näitan seda Miro lehe. Ehk siis meil on ees selline miro.com veebileht. Siia ma tegin endale kontot ja siis, kui ma login sisse, mul on vaja leida seda template'i. Ja ma lähen paremale poole siia ja siis siin on From Miroverse. Paremal üleval, ma klikin peale. Ja see on siis eraldi koht Miro lehel nimega Miroverse ja seal on kõik template'id ja mis iganes disainid, mis saaks kasutada. Ja siis siia ma panen Global Perspectives ja otsin siis Erasmus plus projekt Global Perspectives ja vajutan Use Template. Siis mulle tuleb minu kontole tuleb koopia sellest template'ist ja sellest infost, mis seal peal on. Ja siis seda sama lingi, mis tuleb sellest template'ist, te jagate meiega, panete siis Discordi ja sinna me saame juba juurde panna seda eestikeelse versiooni. Praegu meil on kahjuks siin Miroverse'is on ingliskeelne versioon, sellepärast, et nad ei oska eesti keelt ja nad ei luba eestikeelset sinna kohe üles laadida. Et siis tulebki sellepärast tuleb see lisalüke teha, et laadida kõigepealt endale teha see ingliskeelne template endale ja siis me saame, kui te saadate meile oma selle lingi, siis me saame juba eestikeelse sinna peale tõsta. Nii. Siis kui on mingeid küsimusi veel, siis hea meelega vastan. Ja muidu minu osa või meie osasid on läbi. Kas on kellelgi mingid küsimusi või muresid? Tundub, et ei ole. Kui on, siis nagu ütlesin, alati võib meile kas kirjutada. Kui ei saa Discordi sisse, siis me saame veel kord saata Discordi lingi või kirjutada otse Discordi, et selles mõttes sealt me saame ka kohe operatiivsemalt vastata, kui mingi mure on. Aga omalt poolt siis mina tänan väga teid tähelepanu eest ja loodan, et varsti saame juba projektidest selles mõttes, et kui teil juba õnnest, võib-olla ongi see, et hästi vahva oleks, kui te annaksitegi teada, kui teil nüüd esimene või teine või et see lastega juba mingisugune nagu kokkusaamine on olemas või tehtud ja mingi idee sealt tuleb, et me siis teaksime ka, et samas me võime ka vaadata teie Miro-lehti, et kuidas ja mis, aga sinna ongi ju peaks koonduma siis tegelikult selles mõttes nagu laste sisendid, et see on tööriist teile, et teie saaksite neid kas lastega koos kasutada, kas väljatrükitult või siis online, et tegelikult selline otsene suhtlus oleks meile isegi toredam ja kasulikum, et kui te ütlete, et mis töölehest nagu on kasu või mida peaks muutma. Vot.